Rõõm on siit Kohila spordijoonest tervitada kõiki spordisõpru, kes enda tee mängule füüsiliselt või ekraanide vahendusel leidnud on. 9. vooru raames lähevad siin omavahel vastamisi kodusaalis mängiv Rummu Dünamo ja neile külla sõitnud Silla FC Phoenix. Kiire pilguet liigatabelisse näitab, et Rummu Dünamo asub eelviimasel ehk 7. tabelireal ja külalised, kes neile täna külla on sõitnud, siis ühe tabeli rea võrra eespool ehk 6. kohal. Ja kui rääkida ka vahest, mis kahe võistkonna vahele jääb, siis nüüd otsib seda kohta, kus see pall mängu panna ja sealt on esimene omal olemas. Värava, no justkui autoriks saab sealt kirjutada Deniss Ameljovi, kes sealt varba vastu palliga nüüd otsimas seda lahendust ja mängitakse siit ideaalselt lahti. Teine on olemas ja hetkel ikkagi no peaga mängis, aga jällegi see ei olnud hea lahendus. Vaatame selle ära ja siit nüüd teeb juba Phoenix seda, mis ta ise tahab. Stanislav Kuusja paneb sealt korraliku kuuli jalga vahele ja Lillel ei jää mitte midagi muud teha, kui mängitakse sealt. Nüüd tuleb vaadata, et tulega ei mängitakse. Väga kehv pallikaotus, pall postis ja teine pannakse 4 meetri pealt. No tühja ja seal värava autoriks Tsõkanikov. Oi ja siit nüüd tehakse juba, no ma ütleks, et aasta ilusam kombinatsioon, mida me senimaani näinud oleme, et seal jäeti ikka. Ja nüüd mängitakse väga hea kombinatsioon ja külmavereliselt sealt selle tagumise posti põrkega see pall sinna värava võrku saisema pannakse. On võistkond ikkagi mängima hakanud, vaatame selle olukorra ära, tühi värav ka. Nüüd kukutakse, küsitakse penaltit, tuleb siit ka pikem vile, mis peaks tähendama seda, et me läheme 6 meetri pealt karistuslööki lööma, niimoodi on, näitab seal Andrei Karhuga penaltipunktile ja ise jalgu kokku ei tõmba, vaatame ära. Sui paneb korralikult palli ristnurga poole teele, ei ole seal Ivan Kuussevil kohe mitte midagi teha. Võtab seal viimasel hetkel tundus, et korraks ka näo ära. Näitas siin nüüd korraks ka oma tehnilist osavust, kaotatakse pall ära. Phoenixi 6 on õhus, kombineeritakse tühja ära lõppude lõpuks. Värava autoriks number 17. Tsõkankov, kes sealt selle palli, kes kohas? Vära. Ja nüüd on kehvasti, seal korraks juba tundus, et Ill saab tegelikult tõrje kirja, aga läks seal hoopis Lille kätest see pall ja Männi poole pealt teeb siin korraliku töövõidu, mängitakse Männile tühja värava peale ja see pall pannakse sealt võrku ära, tulemuseks tabloole numbrid 2-8. Phoenix siis korralikult jällegi kombinatsioonidega, lõppude lõpuks tulemuseks siiski see, et Rummu saab viimasel hetkel rünnaku pidama, tuleb löök ka ja nüüd ei kulu minutitki, kui teisel poolajal Phoenix saab väravalukuul lahti muugitud ja värava autoriks number 4 Andrei Kaidai ja ei ole löögile pääses. Siin see korraliku tõrje ja nüüd pannakse see pall juba jõuga sinna värava võrku ära, värava autoriks Roman Baskov ja kui seal juba korraks tundus, et sellise esimese kukkumise pealt kombinatsiooni teed. Männi leiab sealt päris söödu ja pannakse nüüd siuke kuul ka ikkagi väravavõrku lõppude lõpuks ära. Värava autoriks Roman Baskov ja no näitab seal nüüd hästi seal Stanislav Ameljov hoida, aga ja nüüd on olemas. Nüüd pannakse see pall sinna argi vahele päris korralikult ja selgelt ära ja värava autoriks number 4 Andrei Kaidai saab sealt jala vastu ja hetkes olukorras siis teeb tõrje. Ja nüüd pannakse siit vastu ka hargi vahelt ja seal värava autoriks ja järjekordne võimalus rünnakule tulla. Weber pandi sealt korralikult jalgadest liikuma, nüüd pannakse lati põrkeste pall veel väravasse ka. Numbrid 13-3 ja kui tihti ikkagi vaatame selle olukorra ära ja siis pannakse kohe ka 14. Phoenixi poole pealt saisema. Nüüd mängitakse täiesti auklikuks, nagu juba korraks tundus, et sükene pisike võimaluse poeg olla võis, aga pannakse siit hoopis vastu ja saab Phoenix oma tänase kohtumise 15. kätte. Ja nüüd astutatakse ja siit saadakse 0,6 sekundit enne mängu lõppu veel see 16. ka kätte.
seda ühepoolselt ja selgelt kokku tõmmata, sellepärast et lõppnumbrid on tänasel kohtumisel ikkagi väga-väga selged. Külalisvõistkond võtab 16-3 seljavõidu. Phoenix tuli ja suures pildis otsustas selle kohtumise esimese 5 minutiga ära.